Tere! Mina olen Kadri Mäsak, finantskonsultant, investor, õppejõud ja eraisiku rahaasjade juhtimise platvormi MyFinanceer, üks kaasloojatest ja ka rahatarkuse ekspert. Tänases tunnis räägime, kuidas koostada eelarvet. Miks eelarve üldse tähtis on ja miks see teema tähtis on see, et eelarve on väga hea tööriist inimese enda rahaasjade juhtimiseks. Ja kui inimene ise ei juhi oma rahaasju, siis juhivad rahalised võimalused seda inimest. Tänases tunnis räägime, mis asi see eelarve üldse on, kuidas eelarvet koostada, head eelarvet koostada, nii et ta päriselt hakkab ka tööle sinu jaoks, millised eelarved on üldse olemas ning kus ja mille abiga eelarvet saab koostada. Ja lõpuks vaatame siis ühte näidet ühe 14-aastase tüdruku tuludest ja kuludest ja kuidas nende tulude ja kulude põhjal võiks koostada ühe väga hea eelarve sellele tüdrukule tema tulude ja kulude juhtimiseks. Ja mis siis on eelarve? Tihti arvatakse, et eelarve on midagi, mis takistab meie igapäevaelu ja peame hoidma kõigelt kokku, ei saa midagi endale lubada. Aga tegelikult on eelarve lihtsalt sinu rahaline plaan enda tulude ja kulude juhtimiseks. Ja hea eelarve on selline, mis arvestab ka tegelikku olukorda, neid võimalusi, mis sul täna on, ehk millised on sinu tulud üldse, missugused su kulud on ja ka sinu valikuid. Ehk siis, kui sa teed ära oma vajalikud, hädavajalikud kulud ja sealt jääb raha üle, siis on ju valikute küsimus, et mida sa sinna eelarvesse sisse arvestad. Ehk kas on sinu jaoks oluline osta mõni riie, mõni tehnika asi, mäng või teeb sind hoopis õnnelikuks, kui sa saad minna sõpradega kinno ja sa soovid hoopis meelelahutusele neid kulutusi teha, siis sinu eelarve, mis on sinu rahaasjade juhtimise tööriist, peakski just sinu neid valikuid kajastama. Kuidas siis eelarvet koostada? Tihti arvatakse, et eelarve koostamine on nii, et võetakse tabel ette ja siis mõeldakse, et mis need kulud võivad olla. Ja siis see eelarve ei hakka tööle. Miks ta ei hakka tööle? On see, et ta ei arvesta selle inimese seniseid tulusid ja kulusid. Ja just seetõttu mina soovitan esimese punktina vaadata inimesel üle, kust tema rahad tulevad ja kuhu tema rahad lähevad. Ehk teha kõigepealt ära iseenda tulukulu analüüs. Vaadata, millised on need tulugrupid, kust just temal raha tuleb. Näiteks õpilaste puhul see võib olla taskuraha, võib olla mõni suvel juba teenib väikse lisasissetuleku ehk on palgatulu. Võivad olla näiteks ka juba võib-olla tublimatel investeerimises tulusid väikseid, võib-olla vanemate abiga on soetatud juba mõni võlakiri või mõni dividendiaktsia ja tuleb sealt juba dividende või siis intressitulu. Ja siis millised on need kulugrupid ehk kus sellel inimesel päriselt raha kulub. Ja kui see on endale selgeks tehtud, siis järgmisena asjale tuleb mõelda endale välja, et mis on see eesmärk, miks me teeme endale seda eelarvet. Kas eesmärk on see, et me soovime koguda raha mingi asja soetamiseks, reisile minemiseks, võib-olla tulevikuks, et meil oleks vahendeid, kui me soovime kuskile välismaale õppima minna. Või me soovime hakata vanemate abiga juba investeerima, näiteks algust tegema sellega, et mille jaoks me seda teeme. Kui me paneme oma eesmärgi paika ja selleks oleks hea, kui me kasutaksime SMART kriteeriumid, ehk siis see eesmärk võiks olla kindlasti asjakohane, mõõdetav ja kindlasti ajaga piiritletud. Ehk näiteks hea eesmärk on selline, et soovin
koguda aasta jooksul ehk 12 kuu jooksul kokku 100 eurot. See on asjakohane. Me saame eelarve abiga selleni jõuda, vähemalt analüüsida, kas see on saavutatav. Me saame mõõta, kas aasta pärast on meil see 100 eurot käes. Me saame ka vahepeal mõõta, kui kaugel me oleme liikudes selle eesmärgini. Kui see eesmärk on olemas ja me oleme oma tulusid ja kulusid juba analüüsinud, siis edasi me saame teha eelarve, milles me siis arvestamegi välja, et mis on see tulu, millega me võime arvestada, kust see tulu tuleb, näiteks võib olla see siis taskuraha, ja millised on meie kulud. Palju me oleme seni kulutanud igas kuus mingile kulugrupile ja siis me mõtleme, et kui palju me sealt saaksime kokku hoida, mis on vajalik ja millest me võib-olla loobume selleks, et just jõuda oma eesmärgini, et me jõuaksime selle aastaga siis kokku koguda oma soovitud 100 eurot. Ja kui meil on eelarve juba koos, siis et see tööriist päriselt tööle hakkaks, on vaja eelarvet regulaarselt jälgida ehk võrrelda eelarvet ja oma tegelikke tulusid ja kulusid. Mina soovitan seda teha vähemalt 2 korda kuus. Nii me oleme protsessis ja me saame juhtida oma tegelikke tulusid ja kulusid. Ehk siis poole kuu pealt ma vaatan, et ma sain taskuraha näiteks 20 eurot kuus. Kui ma olen sellest juba 10 eurot ära kulutanud, millele ma olen kulutanud, kas need eelarve kuluread on juba lõhki ja siis juhtida oma järgmisi ostuvalikuid, et kuidas nii, et teostada, et püsida siis oma eelarves. Ja kogu aeg analüüsida, mis on läinud hästi, mida tuleks muuta ja kui te tunnete, et eelarve ei tööta enam teie jaoks, ei aita teid teie eesmärgini, siis võib-olla on aeg oma eelarvet natukene kohendada. Aga igal juhul peaks ta oma peremeest teenima ja aitama oma eesmärkideni. Nüüd on mõned soovitused ka teile eesmärkide koostamiseks. Ehk kindlasti võtke aluseks oma seniseid tulusid ja kulusid. Ärge võtke neid numbreid sellest, et keegi ütleb, et need numbrid võiks olla sellised, sellepärast et meil kõigil on erinevad tulud ja kulud. Nii, ja mõelge siis kindlasti, et mis on reaalne ja saavutatav, et eelarve ei tööta siis, kui inimene paneb sinna numbrid sisse, mis päriselt ei ole teostatavad, et päriselt ei suuda juba ette teades nendest kulupiiridest kinni pidada või ei ole mõtet ka eelarvesse näidata ette tulusid, milles me päris kindlad ei saa olla, et need tulud meile tulevad. Pane alati eelarve kirja sellest, et sa mõtled, et mul on selline eelarve, ei ole kasu, sest tihtipeale inimene mõtleb ümber oma mõtteid. Aga eelarve peaks olema kirjas või siis kuskil rakenduses või äpis, et sa saaksid kindlasti võrrelda seda numbrit, mis sa panid oma plaani sellega, mis on tegelikkus. Ja analüüsi, see aitab sind. Milliseid eelarveid siis üldse on olemas? Et me siiamaani olemegi rääkinud sellest igapäeva kulueelarvest. See on oma igapäevaste tulude ja kulude juhtimiseks ja perel on see siis pereeelarve ehk siis terve pere tulude kulude juhtimiseks. Aga lisaks sellele on näiteks ürituse eelarve, kus siis on täpselt kirjas, millised kulud selle ürituse korraldamisega seoses on ja ka kirjas, et mis on see finantsilised võimalused nende kulude katmiseks, ehk mis on meie kogu eelarve maht, et me ei avastaks poole ürituse korraldamise pealt, et oih, raha on otsas ja me tegelikult ei saagi seda üritust korraldada. Siis on olemas reisieelarve, ehk samamoodi meil on kogusumma, mida me saame siis selle reisile kulutada ja me teeme taustauuringut, et palju millegile üldse raha kulub, ehk mis on need kuluread, kuhu see raha kulub. No edasi on näiteks projektieelarve. Kui mõni projekt tahab näiteks toetust taodelda, siis ta peab
esitama eelarve ehk kuhu täpselt ta tahab selle raha suunata, mida ta tahab soetada, milliseid kulusid katta. Ja sealt edasi, mitu protsenti siis näiteks toetus sellele saab. Siis edasi on ettevõtetel eelarve ehk samamoodi ettevõtte tulude ja kulude juhtimise plaan. Tavaliselt tehakse seda siis aastaks või siis veel omakorda veel kuudeks või kvartaliteks. Ja kõik on ilmselt kuulnud, et meil on ka riigieelarve ehk siis samamoodi riigi tulude ja kulude juhtimise plaan. Ja midagi keerulisemat ei olegi. Kus ja mille abil saab siis teha eelarvet? Kõige lihtsam on teha eelarvet võib-olla traditsioonilisemalt. Tundub, et on lihtne paberile. Aga see tähendab seda, et kuidas ma analüüsin oma tulusid ja kulusid. Ma korjan kokku tšekke, vaatan, kuhu ma olen kulutanud, mõtlen sinna juurde, panen kirja, palju ma olen üldse tulusid saanud, liidan ja lahutan. Eks ta võtab aega, aga ta on tehtav. Aga õnneks meil on ka kaasaegsemad vahendid ehk Excelis või siis Google Sheetis saab teha väga edukalt eelarvet ja on küllaltki populaarne. Aga ka seal on see, et aluseks te peate ikkagi siis tulude-kulude analüüsimisel võtma juba tšekid ja siis tegema eelarvet ja oma eelarvet võrdlema siis jälle nende tšekkidega, mis te kogute ja sisestama sinna Google Sheeti või Excelisse need tulud ja kulud. Aga meil on ka kaasaegsemaid lahendusi ehk paljudel pankadel on ka eelarverakendusi ja lisaks on palju eelarveäppe, platvorme, rakendusi, kus siis kui te kasutate pangakaarti oma kõikide kulude ostude tegemisel ja ülekannete tegemisel, siis kõik need andmed on tegelikult juba pangas olemas ja te saate need rakendused ära siduda oma pangaga ja automaatselt jooksevad juba rakendustesse ja äppidesse teie tulud ja kulud sisse ning teie eesmärk on siis analüüsida juba valmis kujul tabeleid, andmeid, et kuidas teha just endale sobiv eelarve just teie tulude ja kulude mineviku andmete põhjal ja oma eesmärke arvestades. Viimasena siia ka üks näidis, et siin on toodud siis graafikul ühe 14-aastase tüdruku Mari tulud ja kulud, kus X-teljest ülevalpool on tulud rohelisega, kuidas ta on saanud taskuraha igakuiselt 8 kuu andmed ja X-teljest allpool on siis erinevad kulugrupid, kui palju on Maril millegile kulutanud ja see joon peal, mis käib üles-alla, see on siis tulud miinus kulud ehk netotulu. Ehk siis esimesel kuul ta kulutas rohkem, kui tal see kuu oli tulusid, järgmisel kuul ta jälle kulutas vähem. Tihtipeale ongi selline muster, et üks kuu kulub palju, siis inimesed ehmatavad ära, järgmine kuu on nad kokkuhoidlikud, siis läheb jälle meelest ära ja siis kulutatakse jälle natuke liiga palju. Ja Mari ei olnud teinud siiamaani eelarvet, aga nende andmete pealt, kui ta teab, et tal siin keskmiselt 8 kuu peale 37,5 eurot, see tuleb taskurahana igakuiselt, ta teab, kus tal keskmiselt 8 kuu jooksul, millistest kulugruppidest on tal kulunud, keskmiselt toidule 13,8 eurot, vaba aeg meelelahutus 4,3 eurot, rõivad pea 11 eurot ja haridus, tervishoid, ilu alla 6 euro. Siis nende abil me saame teada, et Mari tulugrupp on taskuraha, tema kulugrupid, kus tal peamiselt raha kulub, on toit, meelelahutus, rõivad, haridus, ilu, tervis ja me teame ka keskmised kulusuurusi. Nüüd nende põhjal me saame vaadata, et kui me tahame koostada eelarvet, siis viimastel kuudel on ta saanud 40 eurot iga kuu taskuraha, see on 40 eurot ilmselt vanematega kokkulepe, see on kuine tulusuurus, millega ta võib arvestada. Nüüd, kuidas jaguneb see tulu kulude katteks?
kus ta saab kokku hoida? No toidu pealt 13 eurot, äkki saab natukene kokku hoida, mille pealt on veel otsustanud siin kokku hoida. Igast grupist natukene, nii et tal kokku kulub 30 eurot kuus ja ta suudab säästa 10 eurot ehk tema netotulu, tulud miinus kulud eelarves oleks 10 eurot. See tähendab, et näiteks Mari selle näite puhul suudaks Mari koguda 10 kuuga kokku see 100 eurot, mis oli meil näiteks see eesmärk. Ja sellise analüüsi oleme teinud siis MyFinance'i rakenduses, kus automaatselt andmed jooksevad sisse ning Mari on siis automaatselt rakenduse enda pangakontoga ära sidunud, teinud tulude-kulude analüüsi ja juurde eelarve sisestanud. Ja nüüd saab Mari jälgida oma telefonist, et kas ta püsib eelarves ehk kas ta tegelikud kulud on kuus sellised, kas ta on poole kuu pealt juba võib-olla lõhki mõne kulureaga, kus ta siis teise rea pealt võib-olla natukene annab järgi, et kokku suudaks ta ikkagi 10 eurot kuus säästa. Mis sa võiksid siis tänasest tunnist kaasa võtta, on see, et kui sina ei juhi oma rahaasju, siis sinu rahaasjad juhivad sind. Ehk millised on sinu võimalused? Kas sellised, mis sinu antud hetke juhuslikud rahalised võimalused võimaldavad või oled sa oma rahaasju juhtinud niimoodi, et sa ei pea igal valikul sõltuma võib-olla just selle hetke rahalisest võimalusest. Jäta meelde see, et eelarve on plaan sinu rahaasjade juhtimiseks. Ta on töövahend jõudma sinu eesmärgini. Tee endale sinu isiklik eelarve, mitte nii, nagu mis sõber võib-olla ütleb, et temal on sellised tulu- ja kulugrupid. Analüüsi eelarve koostamiseks kindlasti oma seniseid tulusid ja kulusid, sellepärast esimene samm oma rahaasjade juhtimisel on kindlasti see, et sa teaksid, kust sinu tulud tulevad ja kuhu sinu rahad lähevad. Ning pane oma eelarve kirja, sest muidu sa lihtsalt mõtled selle ümber ja sa oled jälle rahalises kulgemises, aga see ei ole juba enam rahaasjade juhtimine. Sellega minu poolt aitäh ja edukat rahaasjade juhtimist teile!